saade hakkab vaikselt läbi saama. Meil on tegelikult väike lootus, et siit Raadio 2-st astub läbi üks daam, ma ütleksin, kes on... Tere! Ma lubasin astuda ja nüüd astusin ka tõstis läbi, et... Võt see on küll meeldiv üllatus siin vasta saada. Mul on üks võlg vaja tasuda. Nii, mis võlg see on siis, proua? Et ma pean ütlema siin, et Raadio 2 Nii. Armastab Hevit. Raadio 2 armastab Hevit ja... Raadio 2. See on mingi disko... signatuur. See pista omale... No mis see Raadio Tallinn jälle armastab? Raadio Tallinn või? Armastab džässi? Džässi, jah. Ja, kuidas džäss meeldib evikatele? No, pole viga. Nii kaua, kui maas on nii palju, et Hevi ei sega, võib olla see džäss ka. Raadio 2 armastab Hevi ja Raadio Tallinn armastab džässi. Jah, ja Hevi mehed armastavad tisse. Tisse? Ja tusse. Ei, ikka. No mida viimasel ajal siis Lasnamäe Hevi... Jõuluaeg. Jah, raadiokuulajad, kes veel ära ei tundnud, siis meil on stuudios nüüd Lasnamäelt pärit Hevi proua Hevi. Ma tulingi tutvustama jõuluhevi kava. Jõuluhevi kava. Jõuluhevi on avatud. Nii, kus nüüd? Lindakivi keskuse kõrval turul. Jah, Lindakivi keskuse Kalma sauna. Salmonella kultuurikeskuses. Aha, kus see on siis ka? Salvo keskuses. Jah. Salvo Kelk. Jaa. Kelkotek. Ja siis on niimoodi, et meil slogan on niisugune. Heavy Christmas. Heavy Christmas, Mr. Lawrence. Jah, täpselt. Heavy Christmas. No mis Heavy Christmas tuuri raames sel aastal siis toimuma saab? Päkapikud tood sussi sisse kõigidele hevimeestele mutrivõtme. 22 korralik number. Ühelt poolt on 22, teiselt poolt on siis silmus 22. 22 silmus, olgu. Millega saab väga hästi keerata 22 mutreid. Kust need võtmed kõik pärit on? Need on nüüd toetus. Sponsorid. Ja toetus. Hartmann, jah. Hartmann mutrivõtmed. See on Lasnamäe firma või on lihtsalt omanik ka Hevikas? See on Seeria oma firma. Hartmann.ru, sealt saate teada. Hartmann.ru mutrivõtmed. Just. Seeria on... Ja kõigile motherfuckersite plaat. We are waiting for Christmas. Plaat! Vaat nii. Ja siis on suur festivali plats on meil pandud sinna püsti lava, pealava. On täpselt kaubanduskeskuse sissekäigu juures, et inimesed ei saaks kaubanduskeskusesse oma närve minna rikkuma. Et jõulustressi me püüame sellega... Tulevad autoga ette ja kuulavad Hevit lihtsalt. Just, kuulavad Hevit ja lähevad koju, ütlevad, ma armastan sind kallis, mul ei ole jõulustressi, et me sellega... Rekku, et jõulud on kaupmeeste poolt ära labastatud ja mingu jõulud on siiski kristlik üritus ja me peaksime rohkem Hevi kuulama, et ei ole sellist labast reklaamindust ja lakkumist. Just. Nii et jõulude ajal Lasnamäel iga mehe vasakus käes 22 mutrivõtti. 22 mutrivõtti on kõigil käes ja kes tuleb siia mölisema, see saab niuhti ära ka. Niuhti ära. No millest selline või kust selline mõte üldse tekkis, et võidelda selle kaubanduse nii-öelda kampaania vastu ja samas Hevi muusika poolt? See tekkis sellest, et ma käisin Rovaniemis. Ja mul tuli pisar silma, ma vaatasin, kuidas vanasti jõulud olid. Nii armas. Ei olnud seal mingit kaupu ega mingit niisugust asja. Lihtsalt üks tont astus sisse habemega. Koledaks tehtud. Ja andis vitsa lastele. Mille eest? Lihtsalt selle eest, et nad olid pahad. Näuhti. Ja kõik oli ilus. Ja siis lapsed ütlesid, nüüd me hakkame heaks, lugesid salmi ja said kingi. Aga kõigepealt said ikka vitsa. Ja see oli ka, ja ei olnud siukust asja. Õuna eest oli laps nii tänulik, et oli pisar silmas. Jah. Kui veel ossi saia. Nii hea oli ja pärast ema ei saa seal. Puu all. Jaa. Kõigil oli hea olla. Tänapäeval meestel ei tõuse enam ju. Need on kunagi pedereklaamidega kauplustest seal omalt impotentseks jäänud ju. Täiesti lollak. Vaat nii, et häid jõule kõigile. Heavy Christmas. Heavy Christmas teile ka. Suured tähe stuudiosse tulemast proua Eevi Lasnamäelt.
ja kõik see asi tuleb. Vot nii käivad need jõuluasjad Lasnamäel, kus on Eesti kõige kuumem heviskene ja Pro Eevi, ise küll 87-aastane, kuid nägu nalja täis energiat, vaata, et jääb ülegi üks puha, nagu ta ütleb ise ja nii need asjad seal käivad.